mõttelabamakk, kelle selle filosoofilise žonglöörimise mõte on lihtsalt innustada. Tehakse hea emotsioon. Surm ja sünd, surmahirm, mis pidi olema kõige foon. Kõik inimesed, kõik need muud madalamad omadused, mis on liha, viha, kadedus, kõige foon on hirm. Et sind kuidagi aktsepteeriti ühiskond või tuleb surm või sa ei saa hakkama või sa ei saa armastust võib-olla, eks ju, kui sa mingit teatud mänge ja rolli ei mängi. Ja siis tuuakse näide ka, et surm on pühamehe jaoks nagu kass oma poegi tassib, eks ju, aga ateisti jaoks on nagu sama see kass, kui ta rotti tassib, rott teab, et surma ootab teda või hiir. Et teaduse küsimus, et kui sa ei taha seda, kui sa võtad sellise esimese kontseptsiooni vastu, et surma hetkel siis ma mõtlen, on hästi hea ja armas, eks ju. Mõtlen kõigist ja kõigest, et siis kõrge teadusega lähen ilusasse kohta edasi. Et võib-olla on nii, võib-olla ei ole, võib-olla see on võimalik ja võib-olla, aga surm on niimoodi, et ta on nagu iga sekund. Ei tea, millal surm tuleb. Et sellepärast ainuke variant on see, et oled kogu aeg armastuses, Jumala teaduses, tingimused armastuse teadus kõige suhtes, et sa oled juba amatöörist on saanud professionaal, eks see tähendab, sa tead, alguses võtad teadmised vastu, siis teadvustad, ehk siis juba elad selle järgi. Sinu sisemaailm, kõik, kuidas sa näed ja kuidas sa üritad oma materiaalsed tegevused ka selle järgi panna. Ja siis on raudne, et surma hetkel sa oled samas teaduses, kuna sa nagunii kogu aeg juba elasid selles teaduses. Aga muidu nagu arvata, et surm on selline, kus sa hästi saad keskenduda, siis andeks palud pattude käest kõikide käest andeks ja oma pattude eest ja siis keskenduda oma teadused kõige kõrgema, mis suhe sul on Jumalaga. Et selle peale võib loota, aga parem on või kindlama peale minek on siis kogu aeg olla nagu Jumala teaduses, tingimusteta armastuse teaduses, eks ju, kordan ennast. Ja teine asi on siis, paneme ühte klippi, armastuse värvide avaldumine on siis emotsionaalselt ja füsioloogiliselt on siis naer ja nutt. Ja kui sa seda naeru ja nutu kvaliteete värve vaatad, siis saab ka palju nalja. Et kui sa hakkad näiteks naermise kvaliteete vaatama, siis mõnikord tunned, et nagu see vana sõna, et ma räägin oma plaanidest, kui ma tahan Jumalat naerma ajada. Tunned, et Jumal nagu naerab su üle. Sa lihtsalt punnitad ja teed, eks ju. Siis vahepeal naerad Jumalaga koos, oi kui ilus elu, eks olete rõõmsad koos. Vahel naerad nagu sina Jumala üle. Võib-olla üleolevalt mõtled, ma saan hakkama, mis sa Jumal, mis see suur loodus, eks ju. Mina olen tegija, näete, mul õnnestus midagi, eks ju. Siis sa naerad võib-olla teiste inimeste üle mõnikord nagu näed, ma ütlesin ju, et seal on ka ju kvaliteet, kas sa naerad üleolevalt või heatahtlikult, et näed, et nüüd said oma õppetunni iseenda või teiste üle, eks ju. Siis on kollektiivne naer, üleüldine naer, tõmbame pulbri ninna, siis on seenemikk sisse ja siis sa nagu näed ja siis on ka hästi suur õnn, eks, aga siis see on jälle selline kunstlik õnn, et avantsipäev, et korraks võtad avantsi välja, pärast on ilma selleta ei oskagi elada, ilma selleta on niimoodi. Aga muidu oled särtsakas, kui kogu aeg on nagu laks sees, mingi toksiline laks, kas on alkohol või narkootikum. Et siis on naer ka niimoodi, et pisarad on väljas siis. Et kui me jõuame nutu juurde, siis nutt on ka, eks ju, et on nagu õnnest. Et nii õnnelik, et ta nii liigutab siin, nii õndsus, eks ju. Selline. Siis on nutt on kibestumise nutt, vaene mina, eks ju, maailm on julm, inimesed panevad kõik nii mööda, riik paneb mööda, Jumal paneb mööda, kõik nii mööda, kellegi ei ole must kahju, ma olen nii eriline ja armas ja kibestunud ja tahan tähelepanu ja armastuse, sellest ma nutan, eks ju. Või siis nutad, et sul on lihtsalt tekib kaastunne teiste elusolendite vastu. Võib-olla sul on endal hästi, aga selle nimel jätkad vaimset elu ja enda parandamist, oma omaduste parandamist, et kuidagi kergendada, inimestel rõõmu pakkuda ja igaveste väärtused, neid kuidagi tutvustada neile igavesi väärtusi, jumalikke väärtusi ja jumalikku energiat. Ja võib-olla pühakirjadest loen ka niimoodi, et ma neid kuurudu ka rääkida, et Jumal nutab ka meie pärast, et tal on aga kurb ka meie pärast. Ta on kinkinud valikuvabaduse, eks ju, ja ta ei tule selle vahele. Aga ilmselt Jumalal mingi osa, eks ju, ta on iseenesest täiuslik ja tal ei ole kadedust ja midagi, aga ei saa öelda, et Jumalal ei ole kaastunnet, sest ta ju kogu aeg tegeleb seda.
ta on nii kaastundlik, et isegi annab, kui sa tahad teda unustada, ateisti annab kõik, mis vaimsele inimesele süüa ja peavarju ja kõik. Pluss saadab kogu aeg kaastundest, ise kehastub, eks ju, saadab oma esindajad, siis on pühakirjad, siis on püha nimi, mantra, palve, templid, eks ju, jumalused, pühakirjad, kogu aeg nagu sellest kaastunde pisarad võib nii öelda. No ja ühesõnaga jah, et naeru ja pisarate varjundid, seal võid ka vaadata, teha nagu kvaliteediproovi, vaadata, mis kvaliteet seal on.